Tervist veel kord kõigile, kellele ei ole saanud tere öelda, et on suur rõõm, et nii olulise teema jaoks on võetud aeg. Sest alati ka kõikide selliste keelekonverentside puhul on hästi oluline, et selle jaoks on üldse leitud võimalus, et sellele mõelda ja sellest rääkida, et kogu aeg on kiire, aga et nii olulised asjad mõjutavad nii palju nii meie üldist kultuuriruumi kui ka lapsekeelelist arengut ja Tallinna Ülikooli nooremteadurina ja uurimisvaldkonnana on minu ala lastekeele omandamine ja omandamisuurimine on eriti hea meel rääkida täna siis keelest. Ja lugemisoskusest siis käsikäes. Et kui rääkida üldse lugemisoskusest, siis võib öelda, et lugemisoskusel on kaks väga olulist komponenti. Üks pool on tehniline, ehk et selle aluseks on siis sõnalugemisoskus nii-öelda. Kui õigesti loetakse, kui kiiresti loetakse, ehk et me räägime siin sellest, et suutlikkusest üldse sõnu, lauseid, teksti lugeda, neid seostada, sellest aru saada. Ja teine pool ongi seotud rohkem arusaamisega ehk funktsionaalse lugemisega, ehk et ka laps saaks loetust aru. Ja loomulikult mõlemad osaoskused on väga olulised lugemisel. Ja puudujäägid ühes või teises põhjustavad raskusi loetu mõistmisel, mis meil on ka väga suureks probleemiks. Ja mis siis toetab ladusat lugemist? Kindlasti ladusat lugemist toetab eelkõige loetust arusaamine. Ja mis toetab arusaamist? Kindlasti toetab ka üks hea ja ilus lasteraamat. Et seega on väga tähtis, et ka see tekst, see kujundus, see vorm toetaks lugemist ja lugema õppimist. Ja kui me räägime päris algusest, siis algajal lugejal on selliste tehniliste oskuste ja lugemisoskuse vahel see seos väga tugev, ehk et kui laps juba areneb lugejana, siis muutuvad olulisemaks keelelised oskused, sõnavara tundmine, järeldamis- ja seostamisoskus, aga algus on väga oluline just ka selles mõttes, et milline on siis see tekst, mida laps siis õpib ja milline tekst toetab lugema õppimist ja milline mitte. Ehk kui me vaatame, et päris algust, siis selge on see, et olenemata sellest, milline on lugema õppimise metoodika, siis sõnade lugemisele avaldab otsest mõju kindlasti see, et kui keeruline see tekst on. Ja selle keerulise all üks kõige lihtsamaid või esmasemaid kriteeriumid on näiteks sõna pikkus. Ehk et mida pikem on sõna, seda rohkem ka lugeja selle eri osadel peatub ja see võtab ka kauem sellist äratundmise aega. Ja on täheldatud siis sõnade pikkuse, lugemise siis ühelt poolt nii kiirusele kui ka mõistmisele eri vanuses lugejatele ja ka siis nii eakohasele lugejale kui ka siis lugejale, kelle jaoks võib-olla teksti mõistmine on pisut raskem. See tähendab, et üks asi, millele võib-olla ka raamatu kujundamisel, teksti jagamisel tähelepanu pöörata, alates siis juba sellest teksti loojast, kirjanikust, on kindlasti see, et kellele on see raamat suunatud, kui pikad on näiteks need sõnad, mida siis laps kokku loeb. Ehk et kui me räägime näiteks tõlkeraamatutest, siis väga palju on väga häid tõlkeraamatuid, aga on ka selliseid tekste, mis on ebaõnnestunud, ehk et see keerukusaste on lugejale nii suur, et vale raamat, esimene näiteks vale raamat, värviline, võib-olla ilus Disney raamat, mis võiks justkui tähelepanu köita, võib tegelikult teha karuteene, ehk et lugeja eemale peletada, sest see tekst on lihtsalt nõnda raske. Aga kui me räägime sellest, et kui laps hakkab lugema ja kuidas ta keelt omandab, siis kindlasti paljudel on ka kas oma laste puhul olnud või lastelaste puhul võib-olla sellist kogemust, kus laps, kes 1,5-aastane, kes veel ammugi lugeda ei mõista, hoiab raamatut käes ja loeb justkui ette pikki tekste. Et kuidas see siis võimalik on? Et siin taga vaadates keelelist poolt,
siis siin taga on eelkõige selline õppimismetoodika ehk et kui me räägime üldse keele omandamisest, siis võiks lapsed jagada nii-öelda kahte rühma. Ühed lapsed on need, kes on mälulapsed ja mälulapsed ongi sellised lapsed, kes õpivad siis kuuldud kõnest pikad tükid pähe ja kasutavad siis seda tervikut nii-öelda ja ei olegi ime, et nii tuleb näiteks pikk luuletus või lapsel on raamat käest ja justkui loeb meile seda. Ehk et tegelikult on see lihtsalt pähe õpitud neil ja on täheldatud, et koolis on neil muidugi kergem, sest õpitaksegi tükki haavadel pähe ja juba 1,5-aastaselt näiteks öeldakse ka lauseid, et seetõttu selliste lastega keeleline areng on tihti alguses kiirem. Teised lapsed panevad sõnad kokku nagu tükk-tüki haaval, nagu legoklotsidest. Ja loomulikult sellel lapsel, kes ise selle vormi konstrueerib, siis see omandamise perioodi, ütleme, algus võib olla natukene aeglasem, sest uusi sõnu ei omandata ju tervikuna, vaid tükkide abil ja pannakse nad ise siis nii-öelda nagu legoklotsidest kokku. Aga samas on täheldatud, et sellised lapsed võivad olla palju loovamad ja just nendelt me kuuleme siis selliseid sõnu, mida me kirjutame üles, mis on selline vahva keelemäng. Et siin on ka, ütleme, et kui laps hakkab lugema juba õppima, siis see, et kas talle jääb see sõna tervikuna meelde või ta proovib siis seda konstrueerida nii-öelda või meelde jätta siis nagu tüki kaupa, et see oleneb õppija tüübist. Ja loomulikult näiteks ühe pere puhul võivad lapsed olla ka erinevad, et üks on mälulaps ja teine on süsteemilaps. Aga olenemata sellest, et milline on see õppimismeetod ja milline on lugeja, siis kindlasti on väga-väga tähtis varajane kokkupuude ettelugemisega ja raamatute ja tekstiga, mis lapsele siis üldse suunatakse. Nüüd ma olen küll siia juba vastuse sõnastanud, aga alati mulle meeldib küsida, kui me räägime eesti keelest ja eestikeelsetest tekstidest, sellist natuke eksiarvamust, et räägitakse, et eesti keelt on väga raske omandada, sest meil on tervelt 14 käänet. Sõnad muutuvad, meil on käändelõpud, meil on pöördelõpud, siis tegelikult nii väita ei saa. Vastupidi, on leitud, et keele omandamise kiirus ja kergus ei sõltu üldse sellest, palju on keeles käändeid või grammatikat, vaid see seos on vastupidine. Ehk et mida rohkem on keeles siis grammatikat, käändelõpud, pöördelõpud, seda kiiremini lapsed hakkavad nendest keeltest rääkima. See vahe on umbes 6 kuud, mitte palju. Näiteks Jaapani uurija põnev tulemus on see mitme keelte puhul, ehk kui me võtame näiteks rikka grammatikaga keeled, Türgi, Soome, aga näiteks tunduvalt vaesema grammatikaga hollandi, taani, prantsuse ja inglise keel, siis omandamise kiirus on just kiirem nendest keeltest, kus siis grammatikat on rohkem. Ehk et seda, mida on rohkem, see, mis on eristuv, sellele laps pöörab ka tähelepanu. Ehk et näiteks komm, aga kommi, et on aru saada, et sõna muutub ja väga oluline sõna on ka, nii et see seos on hoopis nõndapidi. Ja ka käänete omandamisel, kui me räägime teksti keerukusest ja ütleme väikelastele suunatud raamatutest, siis ka käänete omandamisel ei sõltu see järjekord sellest, et kui raske see kääne on, et näiteks osastav kääne, keda mida, et on raske ka emakeelsele kõnelejale, siis pigem ikkagi tulevad need käänded enne, et mis on pragmaatiliselt lihtsalt vajalikud, et mida lapsel on siis vaja ja mis eristuvad. Kui me räägime lugema õppimisest ja õpetamisest, siis kindlasti peaksime peatuma iga keele siis kirjaviisil. Ehk et on leitud, et alfabeetilise kirjasüsteemiga keelte võrdlemisel on siis see omandumise kiirust mõjutab selline ortograafia reeglipärasus. See, et häälikule vastab kindel täht, ehk siis reeglipärase ortograafiaga keeles, näiteks soome, saksa, eesti keel, toimub ka lugema õppimine siis oluliselt kiiremini kui ebareeglipärase kirjasüsteemiga keeltes. Ja selle tõttu on ka siis selline lugemisvigade periood, kui laps raamatut loeb reeglipärase grammatikaga keeltes palju lühem, sellepärast et häälikule vastab siis kindel täht. Ja on leitud ka keele fonoloogia ehk täpsemalt siis see, et kui me silbitame sõna, me poolitame või silbitame, siis need keeled, kus on selliseid lahtiseid silpimise lõppe, näiteks kaasäälikuga, et näiteks kattus, et see on kinnine silp, seal on
S siis kaasalikut raskem hääldada, et lahtised silbid on palju kergemad ja järelikult ka lugema õppimine on kiirem. Ehk et kui me mõtleme raamatu tekstile, siis hea oleks tähelepanu ka pöörata näiteks sõnade õigele silbitamisele ja poolitamisele ja võimalusel võib-olla seda üldse vältida, et seda silbitamist, poolitamist lehe peal ei oleks palju. Kui me räägime eesti keelest, siis eesti keel on traditsiooniline, alfabeetiline ja järgib võrreldes siis paljude teiste keeltega siis suhteliselt hästi seda printsiipi, et see hääl, see, mida me kuuleme, seda me kirjutame. Kus on sellised erisused või erandid, on näiteks, et pikal ja ülipikal häälikul, et looma, välja arvatud sulghäälikud või näiteks konsonandil, kaasaliku-ühendil või täisaliku-ühendil, et siin on see, et me kuuleme, kas siis pikalt või ülipikalt, aga mõlemal juhul me kirjutame 2 tähte, et siin juba tuleb siis selline lugemisoskuse spetsiifika sinna juurde ja ka see inimene, kes lugema õpetab, et sellele siis tähelepanu juhtida. Ja ka muidugi selline hääliku pehmendus, palatalisatsioon, kas palk või palk, et ka seda siis ei erista siis, kui me räägime Eesti siis kirjasüsteemist. Ja veel kord ka silbist, et raamatu tekstist lugema õppimise alguses, et eesti keeles ei ole väga palju kaasalikühendit sõnade alguses. Võtame näiteks klaas, traditsioon, et miks sellele oluline on nagu mõelda teksti puhul või loomisele, et kas selliseid sõnu valida või mitte, on lugema õppijal on alguses lihtsalt seda ühendit väga-väga raske öelda. Seega, et tekstis võiks siis mõelda, et millised need sõnad on. Et selliseid kinniseid silpe ja kaasalikühendit on meil näiteks rohkem kui soome keeles, et seda on siis tekitanud selline keele kujunemise lugu, et näiteks lõpukadu, et sõnast on lihtsalt midagi ära kadunud, et näiteks madal ja soome keeles matala või kandnud või kantanud. Ja jälle me jõuame muidugi selle morfoloogiale, mis loomulikult, et küll pööravad lapsed sellele tähelepanu, et sõnad muutuvad ja ei saaks öelda, et kuidagi keele omandamise kiirus või raskus sõltub sellest, et meil on tõesti 14 käänet, siis igal juhul lugema õppimise puhul muidugi on lapse jaoks eristuv see, et ikkagi sõnadel on siis mitmeid eri tüvesid, ehk et sõna muutub, et lugu, loo, sadama sajab. Et kuidas teile tundub, et näiteks kui laps loeb ja ütleb sõna valesti, et kas siis last parandada? Näiteks, et väljas sadab, mitte sajab või hakkame raamatut mitte lugema või teine vorm, et kas last võib parandada, kas juhtida tähelepanu talle? Jah, et on soovitatudki parandada siis nii-öelda kaudselt, et mitte siis otse, vaid ehk et kaudselt nii, et öeldes siis ise õige vorm õigesti küsida, et kas sa mõtlesid nii, et kui otse parandada, et mis seal siis halba on, kui nii mõelda. Aga halb on see, et tekib selline võib-olla trots eksida ja üldse vigade ees eksimises hirm. Nii et tark vanem parandab siis kaudu ja sellised vead ka ütleme eelkooli ja enne kooli on ka veel täiesti nagu lubatud või normaalsed, et laps ehitab üles oma grammatikat, eriti kui me räägime siis raskemast morfoloogiasüsteemist. Aga raamatute, kui me räägime päris väikeste raamatute ja päris väikeste lugejate siis tekstidest, et kuidas suhtuda siis sellistesse ninnu-näinutamise keelde, ehk et kas see tekst, mis siis raamatus on, et kas siis võiks öelda ikkagi koer või öelda ikkagi kaua või kutsu, et kuidas suhtuda? Et jah, et nii-öelda siis keele omandamise mõttes siis sellistel kutsudel ja auadel on keele alguse siis ütleme algusperioodil oma roll, ehk et seda on öelda kergem lihtsalt, see on läbipaistev, see on nii-öelda valmis tükina võetav, ma ei pea seda muutma ja ta on lahtine silp.
seevastu kui näiteks koer on midagi palju raskemat öelda, aga selge on see, et kui üht või teist on liiga palju, ehk et kui keerukust on liiga palju, on lapsel raske ja kui samamoodi on liiga lihtsustatud teksti, siis ka teistpidi lapse keel võib-olla ei arene ja kujune nii, nagu ta võiks. Ehk et kui me räägime eesti keele puhul ka sellistest helijäljenduslikustest sõnadest, et näiteks kopp-kopp ja koputab, siis neid on hästi palju eesti keeles. Ja kui me mõtleme sellistele liisulauludele või salmidele, et siis see on midagi sellist nagu sotsiokultuurilist, mis on justkui nagu sisse kirjutatud ja kui last hüpitatakse, magama lauldakse, et see on midagi, mis meie keeles on olemas ja me ei mõtle sellele võib-olla üldse, kui me lapsega räägime või suhtleme, et me kergendame seda lugema siis ütleme sõnade tajumist või lugema õppimist, aga tegelikult nendel sõnadel on ikkagi selline roll, et sellised auh-auhid ja kopp-koppid, nendel muututunnuseid pole, nad on nii-öelda siis valmis kujul võtta. Ja kui vaadata eesti keele siis keelekorpust rahvusvahelises andmepangas, siis on näha, et alates 2-aastaselt hakkabki vanem siis nii-öelda suunama ise selliseid raskemaid sõnu, et see on midagi sellist, mis meil tuleb nagu loomulikult, et ei ole nagu õpiku alusel. Aga kui me jõuame jälle tagasi lugema õppimise teksti juurde, siis ikka on räägitud sellest ja arutletud, et kas lugema õppimist võiks alustada kohe ka kirjatähtedes. Et kui me mõtleme Soome või Prantsusmaa või Suurbritannia peale, kus on ka kirjakeelereformid olnud, siis on selle üle päris palju arutletud. Teada on see, et esimesel kooliaastal laps läheb üsna ruttu ühelt kirjastiililt teisele, ehk et kui alustatakse trükitähtedest, siis üsna kiirelt jõutakse kirjatähtede juurde. Ja kas kirjatähte siis on kergem lugeda? Jah, et mõnes mõttes tõesti, sest kui tekst on seotud, siis see sidusus nõuab ka nagu vähem pingutust. Trükitähed ise on hakitumad ja neid haarab silm lihtsalt teistmoodi kui kirjatähte. Kui me mõtleme ka näiteks reklaamide peale, siis reklaamides on väga tihti välditud ikkagi trükitähte, et seal on rohkem sidustekst, et on mõeldud, et selline lihtne reklaam, siin taga on tegelikult suur analüüs, et nii meie ajutööle, et kuidas siis aju ja silm siis ka keelt haarab, et on välditud näiteks trükitähte, sellepärast et nende lugemine on aeglasem. Aga miks siis ei ole ikkagi nagu loobutud, et lapsed ikkagi, kui me vaatame aabitsaid, siis algavad need kõik trükitähtedest. Et ühtpidi on see selline traditsiooniline õppemeetod ja võib-olla ongi sellest lihtsalt ka natukene raske loobuda millestki, mis on nii kaua olnud nii, et me alustame hoopis siis kirjatähtedes õppimist. Aga teistpidi ei tasugi üleliia muretseda, sest üleminek on väga kiire lapsel, kui lugema siis nii-öelda lugemise kujunemise algetapis. Ja siin, et seda kiirust ja ka tekstist arusaamist toetada, on hästi oluline tekstide jõukohasus. Seda, et need tekstid on ikkagi loodud nii, et sõnad on alguses siis just nii nõnda lühikesed või pikad, et väikesele õppijale oleks see siis jõukohane, laused, selge, ilus eesti keel, et see on hästi oluline just siis alguses. Et see trükitäht ikkagi toetaks lugema õppimist. Ja loomulikult ei saa öelda, et lugemine peab tulema mõnuga ja lugemise alus võiks olla motivatsioon kindlasti. Aga loomulikult on lugemine ka selline ikkagi eesmärgipärane tegevus ja see nõuabki mitme osaoskuse ja sellised on kognitiivselt keerukas protsess ikkagi, mis nõuab ka väikeselt inimeselt tähelepanu ja keskendumist, et algab see kõik nii-öelda siis sõnade lahti muukimisest, et teksti mõistmisest, grammatika tundmisest kuni siis selleni, et me seda tõlgendame. Ja kui räägime ettelugemisraamatutest, siis ette lugeda saab ju lapsele juba ja võikski lugeda palju siis tehnilisemalt keerukamaid tekste, kui laps ise on suuteline lugema. Ehk et kui me mõtleme väikelastele mõeldud raamatutest, siis võib-olla esimene asi, mida lugeja seisukohast mõelda, sihtrühma seisukohast mõelda olekski see, et kellele on see nii-öelda nagu selles mõttes suunatud, et kas seda laps võiks ise lugeda või on see raamat mõeldud ikkagi ette lugemiseks. Et kui on mõeldud, et laps seda ise loeb, siis selline jõukohasus samm-sammult raskemaks on oluline märksõna, aga kui see raamat on ette lugemiseks, siis kindlasti on hea, kui see keeleline sisend on rikas, aga samas jällegi selline,
et tõlkeraamatute puhul näiteks tõlkekvaliteet oleks hea või et ka see raskusaste ei oleks nii, ütleme, suur, et see lugeja siis eemale peletaks. Ehk et kui me räägime lastele suunatud keelest või raamatutes olevast keelest, siis on soovitatud nii, et nii esimeses keeles kui ka siis teise keele puhul, et kui me räägime mitmekeelsetest lastest, siis see lapsele suunatud kõne või raamatus olev tekst võiks olla nii-öelda tasemelt kõrgem kui lapse siis nii-öelda praegune keeleoskus ja tase nii-öelda ehk tema enda kõne. Ehk et raamatud pakuvadki suurepärase võimaluse lapse keele arendamiseks, ehk et mitte last alahinnata, pigem pisut ülehinnata. Ja loomulikult hea raamat on ka keeleliselt rikastav raamat. Ehk et koos lugemine kindlasti arendab siis lapse keelt väga otseselt, sest on leitud, et raamatu lugemisel ema kõne on palju rikkam, süntaktiliselt lauseehituselt keerukam kui lihtsalt näiteks mängulistest tegutsemistest suunatud siis või kasutatud keel. Ja kui seda sisendkeelt või lastele lugemist ja ka rääkimist on vähe, siis see on otseses seoses ka siis hilisemate kirjutamisraskustega ja hilinenud kõnearenguga. Ja kui me vaatame sellist teksti, et kus tähed on sassi aetud, õige on ainult esimene ja viimane täht, siis me loeme seda ikkagi ilma igasuguse pingutuseta. Ehk et miks? Põhjus peitub selles, et ka täiskasvanud inimese aju haarab sõna kui tervikut. Ehk et kui me vaatame nüüd näiteks siis mõnda sellist näidet raamatutest, kus justkui ka tekst oleks suunatud siis väikesele lugejale või natukene suuremale lugejale, et kas seda sõna haarata on siis sama kerge, et ja lihtne ja mugav. Et näiteks siin on siis ühest raamatust, mis on siis trükitähtedega ja trükitäht, mis ei ole, võiks siis nagu lapsel olla selgem, kergem, et kas seda tundub endal hea haarata. Jah, et seda teksti on liiga palju, ka kujunduslikus mõttes. Sõnad on võib-olla lugemuõppija mõttes pisut pikad või näiteks tekstis, kus on mängitud väga toredalt erinevate kirjastiilidega, et räägime, et millisest tekstist alustada, et kas kirjatähed või trükitähed, et siin on justkui mõlemat, aga kummagit ei ole hea lugeda, sest tekst on liiga koos, õhku on vähe. Ja ka väga oluline on, ütleme, kirjastiil, mis seda lugemist toetab. Või näiteks selline tekst, et tundub, et endalgi on seda üpris keerukas rääkimata siis lugema väikesest lugemuõppijast. Või kus on väga suur siis tekstimassiiv. Ehk et hea oleks vaadata siis kõikide nende tekstide vahel, et kas ridade ja ka sõnade vahel on piisavad vahed, ehk et kas lehel on nii-öelda õhku, et silm saaks seda sõna haarata. Kas tekst ja pilt toetavad teineteist? Kui me räägime algajast lugejast, siis näiteks, et kui sõnas on mingi häälik pikem, kas siis näiteks saaks selle sõna esile tuua, et kui on näiteks pikk täishäälik, et kas me saame siis selle pika täishääliku kuidagi näiteks esile tuua, kõrgemaks tõsta, kirjastiiliga eristada. Kas see raamat on kirjutatud selges, ilusas eesti keeles, et palju ilmub sellist toredat keelemängu, kus näiteks sellised ühe tähe lood, mis on väga vahvad, aga kas see on väiksele lugejale siiski selline selge ja ilus, et olla siis tekstikriitiline ka. Ja tekstikriitiline miks, et kui me raamatut väiksele lugejale valime, et tekkis ka see eduelamus, et kui väike lugeja võtab oma esimese raamatu, et siis tal õnnestub sealt ikkagi lugeda need mõned laused, ja see on oluline ka nii-öelda raskusastme tõstmisel, ehk et kui alguses on kergem, siis liikuda edasi, et näiteks Eestis on väga hea ka sari ju, Loen ise sari, kus ongi siis astmed, et esimene, teine kuni neljanda siis nii-öelda astmeni välja, et kus seda keelt ja ka teksti on siis järjest raskendatud. Ja ka sellised puhtalt praktilised, ütleme siis juba raamatu kujundamisel ja trükkimisel küsimused, kas seda raamatut on mugav kätte võtta.
et kas seda on hea hoida lapsel või ette lugedes, et see ka väga kindlasti mõjutab. Ja loomulikult ei saa me üle ümber eriti täna kaunist kujundusest ja pildirollist. Kuna meil aeg on kohe-kohe otsas, siis ma kiirelt libisen üle mõne slaidi ja küsin, et millal alustada siis lastele näiteks ette lugemist? Millised raamatud on nii-öelda oodatud või milliseid raamatuid oodatakse, et kas me võiksime, kes on see kõige noorem lugeja nii-öelda? Jah, kohe, mida varem, seda parem, et isegi on uurimused, kus siis nii-öelda, kui on veel kõhubeebi, et talle lugeda, et ta keele rütmi ja kõlaga harjub. Aga näitan korraga ruttu lihtsalt siis sellist videot, kus tuleb selgelt esile, et ette lugemine väga väiksele lapsele, et see tähelepanu on lapsel juba olemas ja siin ka isa kasutab muidugi mitut sellist vahendit, millele ta tegelikult Here you go, Minnie, said Goofy. You're surprised, isn't Mickey? Tõstab oma hääletooni, intonatsioon on justkui mingi selline tähelepanu nii-öelda haakiv tegevus ja on näha, et lapsel on tähelepanu olemas. Nii et raamatud on oodatud juba väga väiksele lugejale ja seda olulisem on muidugi mõelda, et see tekst oleks lapse nii-öelda siis arengut nii-öelda toetav ja läbimõeldud. Nii, ma hästi kiirelt, kuna aeg on kahjuks otsas, siis tõepoolest, et mida varem, seda parem, et siin on ka üks väike lugeja võetud lugemisringi kaasa ja tähelepanu on aagitud ja suunatud raamatule. Ja kindlasti pildiraamatud, kui me räägime, kus teksti on vähem, siis siin on kindlasti oluline roll kujundusel ja nii-öelda teksti haakuvusel, ehk et need küsimused või laused või müüdid, ma arvan, et ei vaja vastamist või ei vaja, et kas peaasi, et raamatut oleks ilus vaadata või illustratsiooni ainult kirjeldab tekstis peituvat mõtet, siis loomulikult ei, et pildiraamatute puhul ikkagi tähendus sünnib pildi ja sõna koostoimel, et mida pilt ei ütle, seda teeb teksti vastupidi, et kui me vaatame neid näiteid ka, et kas siis seal alati oli, ütleme, selle teksti ja pildi koosmõju või mitte. Ja pilt ka laiendab mõtet, lisab emotsionaalsust ja on suur rõõm, et Eestis on ka siis selline esimene nii-öelda nagu vaikine raamat või vaikiv raamat ilmunud, et raamat, kus ei ole ühtegi sõna, ainult pealkiri, et on appi, et Kertu Sillaste tekst, kus siis ka ütleme eri keelega lapsed saavad seda lugeda, ehk et ei olegi ju teksti, vaid on ainult siis pilt, iga kord see pildi järgi jutustatud lugu on erinev. Ja väga tore leid ka Piret Raua, et Emili oi kui palju asju, ehk et kui teksti on vähe, siis selle teksti sõnum ja tähtsus on seda enam suur. Siin on üks kala, kes väga palju endale asju kogus, aga oli kaotanud kõige tähtsama iseenda, aga alles jättis ta siis pliiatsi, sest kirjaoskus on väga oluline, ütles ta endale, ilma kirjutamise lugemisoskuseta poleks ma küll ennast kunagi leidnud. Nii et pildiraamatul on see tekst seda võrra veel olulisem. Ja siis selline väga huvitav uurimus on ka tehtud, et kui me räägime pildiraamatutest, siis teistpidi ütleme sellised liiga rikkad, et detailirikkad raamatud jällegi raskendavad lugemist. Et siin on oluline leida nii-öelda see tasakaal, et kui vaadata seda keskmist pilti, kus neid detaile on siis kõige vähem, siis lugemistestides olid kõige kõrgemad tulemused just siis selliste piltide puhul, kus selliseid ülearuseid nii-öelda detaile või sellist sigri-migri oli nii-öelda nagu vähem. Aga loomulikult lugemisoskust ja motivatsiooni kõige rohkem mõjutab kindlasti see suhtumine lugemisse ja see, et kodus neid raamatuid väärtustatakse. Me oleme väga õnnelikud, et meil on PISA testi tulemused väga kõrged. Aga selle alus võiks olla ikkagi see, et see lugemine on nagu tore ja siin on väga oluline roll just sellele, et need raamatud oleks kvaliteetsed nii keeleliselt või ka vormilt, sest see on otsene viis, kuidas ikkagi ka toetada seda soovi lugeda, et see raamat üldse kätte võtta ja tekiks tahtmine. Nii et kuna eesti keel on ka väga, või eesti emad on väga direktiivsed,
siis hästi palju käske keelde suuname oma lapsele, et lõpeta ja tee ära ja direktiivide mõju üle on ka arutletud keeleteaduses, et tavaliselt selline käsu või keelu puhul laps heal juhul seda tegevust enam ei tee, aga ega ta keeleliselt midagi ei vasta, siis ma lõpetan ka niimoodi direktiivselt, et aitäh, aeg on läbi. Suur tänu!